videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, päikene paistab ja keegi kindlasti kuskil laulab, sest ta on lauluõli tarvitanud ja mõned on niisugused, et tundub, et laulavad kohe kogu aeg, aga millest nad laulavad, tont seda teab. Olge tänatud kõik, kes te olete õla alla pannud Nõmme raadio tegevusele, meie püha sõda ei saa peatuda, olukord on muutumas situatsiooniks, kui ta juba situatsioon ei ole. Aga koos oleme igatahes tugevad ja selle kinnituseks on täna stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev ja alustaksin ühe kummalise küsimusega. Siin on meil tulemas ju, mitte nüüd meil, aga kuskil on tulemas igasugused vägevad, läbirääkimised ja arutamised, mida meile esitab seesama meedia, kes meile ilma teatega püsivalt jama ajab. Kõigepealt muidugi welcome, willkommen, dobro požalovat ja tervetuloa ja mida kõike peab ütlema. Küsimus on mul reservis, mis probleeme sina, herr doktor, täna siin meie ümber näed? Siin meie ümber mina nägin seda probleemi, et tahtsin hommikul nagu vihmavarju kaasa võtta, aga seda vihma, mis ilmateade lubas, ei tulnud taevast mitte. Ja minu meelest sealt juba mitu päeva räägitakse, et tuleb taevast vihma, lörtsi, tont teab mida, ei tule sealt mitte midagist, mitte kedagist. Ja kuna ilmateade on ju seotud uudistega, tuleb koos uudistega ja kui ilmateade valetab, no siis tekib kahtlane mõte, et kas siis ülejäänud uudistesaadet saab küll uskuda. Või oled sa nii loll, et ei saa aru, mis ilm tegelikult on. Aga minu küsimus, tead, siin oli ju suur Venemaa propagandaüritus vägev ja ei tea mille pärast, ilmselt sellepärast, et olen võimeline ka kirillitsas lugema ja venekeelseid klippe, mis mind huvitavad vaatama. Mitte kõike muidugi, eks ei ole ka tsenseeritud nagu ilmselt üks osa ilmateates, see, mis tõele vastab. Ja nägin mina seal suurt kuju, mis on mulle aastakümneid tuttav tegelikult, Rodina Mait. Hiiglaslik kuju, mis olla ehitatud nii, et püsib paigal oma raskuse all ja nii edasi. Ja mõte, seal räägiti ka, kui suur ja vägev, kui kõrge ta on ja kui kõrged on mõnes teises riigis kujud ja nii edasi, aga see ei puutu asjasse. Mõte on selles, et on ju ka teisi riike, eks ole, kus on suured kujud, näiteks Ameerika maa ja seal on vabaduse sammas. Prantslaste saadetud kingituseks minu teada Eiffeli konstruktsioon ja nii edasi, see on minu teada, kes tahab vaielda, palun. Kes tahab vaielgu Eiffeliga. Ja, ütle mulle, Viktor, kas sa oled vaadanud, millised on vabadussamba jalad? No, ta huvitab jalgu, nagu ei ole tähele pandki ja üldiselt kui vabadussammast, kui temast on tehtud pilte, siis pildi peal ka nagu eriti varbaid ei mäleta, et oleks. Siiski need varbad on leitavad kenasti internetis, kui see muidugi ei ole ilmateatelik kamarajura. Ja mida mina panin tähele, tema jalgade või jala küljes on kett. Ahel. Ei ole midagi parata. Siis vaatasin mina natuke tõsisema pilguga tema krooni. 7 haru. Ja tuli mulle meelde skulptuur langenud ingel, millel kujutati Lutsiferi ilus skulptuur, kõik istub tema millegi peal ja tema jalad on ahelas. Tal on käes katki läinud kroon, mis enne oli tal peas ja millel on 7 haru.
Lutsifer, mäletatavasti oli valguse tooja ja vabadussamba käes on samuti tõrvik, temagi toob valgust. 3 väga sarnast detaili on mängus, mis arvad sellest saa? Ma arvan sellest seda, et Ameerika sümboolika, Ühendriikide sümboolika on täis kummalisi märke, näiteks dollari, minu meelest $1 rahatähe peal on 3 nurk silmaga, eks ole, mis on teatavasti vabamõrdlaste sümbol, kuigi ta on tegelikult väga-väga ammune sümbol. Nii et igasugust sümboolikat on ja haritud inimene oskab seda igalt pood leida. 7 on muidugi maagiline number, väga paljudel rahvastel, paljudes kultuurides omistatakse sellele maagiliste tähendust. No jällegi 7 tipuga ja 7 pärliga on paruni kroon, graafikroon on 9 tipuga. Nii et 7 on selline maagiline number. No nagu soomlaste tuntud teos 7 venda. Ja miks mitte, aga 7 ongi selline number, et ta ei jagune mitte millegagi ja tantse teab, mis sellega peale hakata. Nädalas on 7 päeva, eks ole. Algarvusid on meil kimpude 5, aga siin viskame pilgu peale. No minu pärast kas või vanale Egiptusele, võib-olla veel kaugemale, siis seal on ju üsna maagiline arv 42. 6 korda 7, mida? Ja on 42, sellele on ka igasuguseid tähendusi leitud, ma ei hakka neid üles lugema, sest ütled ühe välja siis kohe, et aga miks sa ülejäänud 2 ei öelnud, miks sa neid varjad inimeste eest ja ise tead, kuidas see asi käib. No jaa, aga judaismis näiteks on maagiline number 49, 7 korda 7, kus juures nende kultuuris suur juubel on mitte 50 aastat nagu meil, vaid 7 korda 7, 49 on juubel. No näed sa, ja siis ma tuletaksin veel meelde sulle ühte väga vinget omaaegset bändi Level 42. Ja. Kus oli sihuke bassimängija, et pärast seda ma usun, et ausad bassimehed oleksid pillid küttepuudeks teinud. Jah, aga näeks numbritega on igasugu mänge mängitud, sellepärast et numbritega mängisid haritud inimesed, eks ole, harimatutele inimestele öeldi, et see on maagia ja uskuge või mitte, aga maagiad on. Kui vabadusel on kettjala ümber, siis vabadusel on tunnetatud paratamatus, see on kett, nii et sinu vabadus sõltub sinu keti pikkusest. Ega me ei tea kummalgi juhul Lutsiferi ega vabadussamba puhul, kus see keti teine ots oli. Teist otsa meile ei näidata, sest see on just usu küsimus. See on usu küsimus ja usk paljudel juhtudel, see on kinni jooksmine, mina kaugemale mõelda ei oska, ei julge. Ja vaat siin ongi kõikide teadmiste lõpp, täielik absoluut ja nii edasi. Ja seda küll, aga usk peab olema sellepärast, et ilma usuta läheksid maailma asjad sassi. Näiteks lihtne asi, mida iga koolipoiss teab, korrutustabel. Ta on ju puhtalt usu peal pähe õpitud, ta on õpitud pähe nagu luuletus, ükski koolipoiss ei tea, mis pärast tähendab 6 korda 4 on 42. Ta on lihtsalt selle tuimalt pähe õppinud ja ta usub seda. Korrutustabel on usu asi. On suhteliselt küll, sest näiteks 2 korda 2, see ümardamise plaanis võib ju olla 1,5 korda 1,5 kuni 2,49999 korda teine samasugune, ehk siis ta on 2,25 ja 6,25 vahel mingisugune väärtus. Nagu ütles raamatupidaja, sõltub sellest, kas me ostame või müüme. Seda kindlasti ja seda ei öelnud mitte ainult raamatupidaja. No siin on näiteks ostad sa mingisuguse vääris eseme, usu mind, seal on kõva ports hinna sees seda, mis läheb riigile ja kui sa seda müüd,
siis loomulikult ei saa sa seda hinda, mis sa maksid, kui sa ta ostsid. Ja seda küll, aga jällegi, kui sa seda müüd, siis keegi teenib kasumit. Nii et see väidetavalt väärtuslik asi, mis on tehtud näiteks mingisugust kullast, millest pool moodustavad siis vask, nikkel ja tont tead, mis asi. Riigimaksud. Riigimaksud ja kui seda müüakse edasi käest kätte, siis iga tehingu puhul keegi saab kasumit. Seda muidugi. Aga kui keegi saab kasumit, siis no raha käitub ühendatud anumõttussüsteemi järgi, nii et sina saad jällegi kahjumit, sinu kahjum kellegi kasum. No seda muidugi, siin võib kasum olla ka selles, et kui tullakse läbi otsima, siis ei ole mingit väärismetalli, on raha ja natukene on, aga kõik. No jah. Väärismetall on ka selline huvitav asi, et tegelikult ega tal mingit väärtust ei ole, ega söödav ta ei ole, eks ole, kullast mingit asjalikku asja, hammasratas sellest ei tee, eks ole, jalgratas sellest kokku ei pane, aga millegi pärast on tal väga kõrge väärtus turu peal. Ja samas, mida meile kõike, millist jama on aetud kulla kohta, kui palju, ma ei tea, tavalise aerupaadi peale mahtus kulda. Nagu erikaalu keegi ei teaks, aga sa, Viktor, nimetasid siin, tõid välja ühe selle sammuse sõna, mida me oleme siin korrutanud juba nii, et higipullid otsa ees ja võib-olla veel mujalgi. Kasum. Esimese 3 kuuga sai Eesti Energia 100 miljonit kasumit. Mis kuradi kasu rahval sellest oli, kui kasum tuli ju rahvalt lüpstes. Ja seda küll, aga vaata energeetikafirmad, nad ongi riigi lüpsik. Ta on lihtsalt see pang, eks ole, kuhu nüüd lõpstakse rahva käest raha ja läheb ju riigile, sellepärast, et firma on riigi oma, riik võtab dividendidena välja. No jah, on see üldkoosolek ehk majandusminister, kelle käes on kopsik. Ja, just, ja ta sealt ämbrist võtab ja muudku kaldab aga riigi eelarvesse. Nii et siin ei tasu sõimata, et mingi firma teenis siin kasumit see raha läks riigile. Nii et riik võtab iga mehhanismiga igat pidi, võtab ta sinu käest maksasid, võtab ta sinu käest tulumaksu aktsiisi, võtab ta elektri eest, jällegi läheb riigile, nii on. Ja mõeldakse välja järjest uusi makse, mis kõik lähevad riigile ja mida rohkem sinult kooritakse, seda paremini pidavat sa elama, sest sul ei ole ju rahamuret enam. No jah, aga jällegi väidetavalt riik selle raha eest teeb igasugust asju, mis on sulle, hea riigikodanik, vajalik, peab üleval koole, ehitab sulle teed, ehitab sulle vinge Rail Balticu, mis on sulle hädatarvilik, ostab relvi, suurendab panust kaitsevõimele, mis on ka vajalik, eks ole, ta seda teab, et vähemalt riik ütleb niimoodi, et ta korjab sinu käest raha ära ja konverteerib selle sinule vajalikeks teenusteks. Minule vajalikeks. Näiteks osutab või tahab osutada või tõepoolest juba osutab riik meile sõjapidamise teenust, mida on meie noortele poistele vaja nagu seales sadule. Ja ta osutab sulle ka kirikuteenust, sellepärast, et ka riik ise ühtegi kirikut ei asuta, aga seadusega nüüd ühte kirikut üritab ära kaotada, korrastada. No ja teisele kirikule üritab järjest rohkem raha anda. Seda küll, aga vaata, kui üks kirik kaotatakse ära, pühakojad jäävad seisma, aga nad tühjaks ei jää, antakse teisele kirikule. No antakse teisele või tehakse sinna ladu. Kartuliladu. Kunagi sai Nõukogude võim sellega väga edukalt hakkama. Nõukogude võim sai sellega ja paljude teiste trikkidega väga vingelt hakkama. Aga tõepoolest, siin tekib küsimus inimene ja riik. Ma olen kindel, et ma olen niisugust raamatu pealkirja kuskil lugenud. Tead, inimene on võimeline ilma riigita eksisteerima, läheb Soosaarele, paneb püstkoja püsti, eks ole, ilma elektrita, vahib sealt telekat Peeru valgel ja eksisteerib ilma riigita. Aga vaat riik ilma inimeseta ei eksisteeri.
eksisteerib küll, võtavad aga, tähendab see grupp seltsimehi, mis nimetab ennast Eestiks või kui eestlane või muul viisil, nemad, rahvas ju segab, sest rahvas tahab toetusi ja kurat teab mida, süüa tahab, vaat õbras. Nemad saavad ilma rahvata väga hästi elada, võtavad aga laenu ja osa laenust suunavad kellelegi kohe lirtsti edasi ja elavad nagu kuninga-kassi. No seda minagi hakkasin mõtlema, et siin kogu aeg räägitakse, et ametnikke tuleb ära koondada, et neid liiga palju, peaaegu 30 000 ametnikku, eks ole, Tõntse teab, millega nad seal tegelevad, ainult mitte sellega, mida meil vaja nagu oleks. Aga vaata, kui hakkad ametnikke koondama, siis neil tuleb väga kopsakat koondamistasu maksta. Pärast seda tuleb neile mingisugust mõistlikud tegevust anda ja millist seda keegi ei tea, sest ega ametnik ei lähe kraave kaevama, läheb hoopiski töötukassasse toetuste peale ja sellest talle ei piisa, läheb veel halvale teele, eks ole, siis tuleb ta vangimajja pista betooni peale ja vangimajas ühe kinnipeetava ülalpidamine maksab enam-vähem sama palju kui siukse keskpärase ametniku palk, kus juures vang makse ei maksa, ametnik maksis küll makse, aga vang tahab veel ka tasuta hambaravi saada. Nii et ametnike koondamine läheb kallimaks maksma kui nende ülalpidamine. Seda ma täitsa usun, aga minu mõtted läksid selle peale, et vanal hallil koledal ajal, kes ikka keeras riigile käki kokku, muide 10 000 rublast algas võimalus saada kõrgeim karistusmäär maha laskmise näol. See oli 10 000 rubla riigi raha, panid sinna piistu ja... Ja, no 10 000 rubla oli ka suur raha. Minu meelest sõiduauto Volga kuskil 70. alguses maksis 5700. Umbes 5000. Ja 10 000-ga sai Armeenias turu peal selle sama Volga. Ja, aga nüüd on see, et paljudel juhtudel niisuguste sigatsuste eest usaldati inimesele ka väärismetallide kaevandamine või metsa langetamine kauni kodumaa karmimates ja kaugemates rajoonides. See viib mõtted Gröönimaa peale. Euroopa vajab Gröönimaad nagu Venemaa vajas Siberit. Ja nagu Venemaa 1913. aastal teps mitte ei vajanud Alaskat. Sest Alaska oli tühi, Alaska ainuke vara olid meresaarmad, seal olid neid tohutul hulgal, neid kütiti väga ilusa karusnaha pärast ja notitigi kõik maha, enam polnud sealt mitte midagi võtta ja siis Venemaa müüski ta võileva hinna eest ameeriklastele maha. Ja ameeriklased on ettevõtlikud inimesed, võtsid labida kätte, leidsidki sealt kulla ülesse. Ja seda muidugi, siin on muide veel üks piirkond, tead, Saudi Araabia. Seal kui saab noor pere omale maatüki, läheb, tahab õitsvat aeda rajada, lööb labida maasse, nafta raisk, siin ei kasva mitte midagi, ainult nafta ja see pidi olema kohalike üks suur mure, mille puhul valitseja pidavat koguni kompensatsiooni maksma ja teise maatüki andma, et no sellega sa tõesti ei saa omale kapsaskardulit ja kaali kasvatada. Aga kui Saudi Araabia rajati, moodustati, kaardi joonistati, siis seal tõesti keegi ei teadnud, et seal naftat on, need olid ainult liivabarhaanid, kus siis peduinid sõitsid kaamelitega ringi, seal polnud mitte kui midagi, nii kaua kuni keegi lõi labida maasse. Ja nafta muudkui hakkas tulema, nii et sellist asja on mitmes kohas juhtunud, et keegi lööb labida maasse. Eestis on üritatud labidat maasse lüüa. Vale mees on löönud, tooge siia 3 Saudi talupoega, las löövad nemad labida maasse.
aga sama prooviti ka Kuubas, et nii kaua kuni Kuubal olid sõbralikud suhted Nõukogude Liiduga, nad olid kuni Nõukogude Liit otsa sai Nõukogude Liit otsa, keegi enam Kuubat ülal ei pidanud ja tekkis raskusi naftaga, sest keegi naftat ei andnud ja siis Fidel andis käsu, nafta tuleb leida ja nad hakkasid sonkima, kusjuures hakkasid lausa Havanna linnast peale, siis iga seal 500 meetri tagant puuriti nii kaua, kuni Havanna äärelinnas leitigi nafta ülesse. Ja nafta on seal täitsa olemas, aga seda on niivõrd vähe ja ta on niivõrd vilets, et nad lihtsalt võileva raha eest müüvad selle Mehhikule maha ja siis Mehhikost ostavad väga head kvaliteetset bensiini oktaanarvuga 66. 66, ma mäletan mootorratast Gavrovjets. Bensiin 66 kuni 72, muidu läheb lõhkuma. Aga mis puutub nüüd Saudi Araabiasse ja naftasse, siis see oli nuhtlus tegelikult juba varem, sest need, kes läksid, no kas ise või siis kaamelitega, kaamelkurivaim tõstab ju ühelt poolt korraga mõlemad jalad üles. Ma olen kaameliga sõitnud, see teeb su merehaigeks, kuigi merd no ei ole. Ja vaat ei jõudnud nemad ära kiruda. Lähevad rahulikult, väsinud ka, mõtlevad, noh juba nädala pärast saab koju ja sa raisk, ma astusin nafta sisse ja vett ju ei ole, et ära pesta. Sa mõtle, milline nuhtlus oli nafta seal liitsurelikule. Absoluutselt, tema ei oska sellega küll mitte midagi peale hakata, pealegi tule ohtlik ka teine. Jah, tuleohtlik ka, no ma ei tea, kas nad seal nii väga tuld sussitasid. No sussitasid küll, sellepärast, et peduiinid teevad ju süüa, eks ole, küpsetavad mingid pannkooke seal, ma ei tea küll millest, aga lõkkematerjalina kasutavad nad seda, nad on väga töökad inimesed muuseas, mida nende lapsukesed liivabarhaanide vahelt korjavad ja lapsukesed usinalt korjavad kaamelipabulaid ja need põlevad, sest kaamel tarbib kõik vee ära ja see, mis tal sabalt välja tuleb, on kuiv nagu püssirohi. Sa vaata, kui ma usun, et kui meil tuua tänavale autode asemele hobused, siis tuleks ju ka toidu valmistamise tehnoloogiat kuidagi ümber teha. Ei tea, hobusepabul ta ikkagi peab väga kaua kuivama enne, kui ta põlema läheb. Ma ei ole kordagi näinud, et ta põleks ja me poisikestena ikka mängisime hobusepabulatega, sest lehmakook on väga vastik, eks ole, kui hobusepabul ta on siuke kuiv, me loopisime teineteist ja olen kuivanud hobusepabulaid ka näinud, aga meie kliimas nad päris ära ei kuiva. Seest on ikkagi, ütleme otse välja sitas. Nii et hobusepabul vist ikka ei põle. Hüva, asjatundjaga ei vaid. Ei, aga rahvas, proovige järgi. Leiate hobusepabula kuskilt, ma ei tea, kus te leiate. Aga need lehmakoogid, neid sai kutsutud liugmiinid. On küll, sest pealt on ta kuiv, eks ole, aga astud peale ja ongi sul tagumiku küljes koos kõigi sitasitikatega. Ma usun, et jalaväemiinid või need on just selle pealt maha miksitud. Loodus näitab meile kõike, aga meie usume, et me ei näe mitte midagi. Enne kui tuleb peaminister ja ütleb, Eesti tahab ja siis avanevad meie silmad nagu kassipoegadel 3. päeval ja 10 inimesed ütlevad, ma olen seda eluaeg ütelnud, et no, nagu peaminister ütles. No ja, aga tavaliselt on nii, et peaminister ütleb, et nüüd jookseme kõik tolles suunas ja kõik ütlevad, me oleme eluaeg oodanud ja oleme valmis olnud, jookseme, tuleb uus peaminister, ütleb keera ots ringi. Ja jookseme risti vastupidises suunas ja kõik ütlevad, olen eluaeg seda oodanud ja muudkui ka jooksevad, kust näpuga näidati. Ja see on kas nüüd nagu 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole, see on kõikumine parteiliinist võib-olla, aga samm edasi, 2 sammu tagasi, nagu õpetas Lenin või kritiseeris. Lenin just nimelt samm edasi 2 sammu tagasi, aga muuseas see ongi õige, sellepärast, et kui sa jooksed muudkui aga otse silmapiiri poole, siis sa jooksed, kui
kuni sinna maani, kus see lapik maa ära lõpeb, kukud üle ääre. Nii et tegelikult jooksma peabki sulle ette antud piirides. Kord põhja, kord lõunasse, siis jällegi läände itta ja need edelad ja muud värgid ka olemas, nii et annab joosta küll, aga peaasi, et sa püsid kindlalt piiritletud territooriumil. Nii nagu robot muruniiduk on oma liikumises täiesti vaba, aga tema territoorium ümber on maa sisse kaevatud kaabel ja sellest üle astuda ei tohi. Oi. No vaata, ja see kõik on ju selleks, et inimesed ise ei niidaks, et nad kasutaksid neile osutatavat jõusaali teenust, mille ette nad sõidavad 500 meetri kaugusel, võib-olla autoga kiruvad, et pole kuhugi autot parkida ja siis lähevad liikuva lindi peale ja ajab ikka küll hinge välja see kõndimine. Jah, aga riik osutab inimesele väga mitmesuguseid teenuseid, ta osutab neile juhtimisteenust, juhib, eks ole, kus sa pead minema ja kui kaugele sa minna ei tohi, sest jällegi kett, eks ole, on jala küljes, mis määrab sinu vabaduse pikkuse. Aga samas osutab riik sulle ka mõtlemisteenust, sellepärast, et riik mõtleb välja laheda mõtte, kus on ka tagamõtted, mida sina ei tea, aga ta siis nagu mälub ja seedib selle ära ja sulle nagu hobuse pamula annab kätte lühiversioonis loosungina ja see ongi sinu mõte, et vaatad õhtused uudised ära, see mõte tekib ja sul on mõte täitsa olemas, ongi sinu peas. Oi, kui palju on neid tegelasi, kes ütlevad, et ütleme, et napsi võtmisest lahti ei saa, aga teleka vaatamisest sain kergesti lahti, riik aitas. Seda ma räägin, riik aitab sind absoluutselt igal pool ja isegi paneb mõtlema inimesed, kellel mõtlemisorgan on olemas, seda paneb mõtlema, aga vot just riik küsibki, mida sa hakkasid nüüd mõtlema, mina, riik, sulle seda küll ei ütlenud, et sa nüüd seda just pead mõtlema. Raadio mõtlevale inimesele on siis mõeldud nagu ravitsemiseks, et siit maalt siia. Ja sõltub, kes on raadiojaama peremees, sellepärast, et tema annab raha, kes annab raha, tellib ka antud juhul saate. Seda küll justkui. Viktor, mul on veel üks küsimus. Siin kamraad kirjutas, et tema vaatas mingisugust saadet. No ilmselt ta elab niisuguses kohas, kus aknast välja vaadates on puhas loodus ja eks see tüütab ka ära ja vaatas või õigemini tõenäoliselt kuulas mingisugust hommikust, ütleme televisiooni või midagi taolist ja avastas, et seal 2 noort inimest olla rõõmsalt laulnud kidra ja bassiga ja siis oli jutt sellest, kuidas kõik Eesti noored on depressioonis, sest eksamid tulevad ja depressioon süveneb. No õnneks siin noorte enesetappudes siia juurde didaktilise mõttena ei räägitud, aga Viktor, kas meie? No siukesed, keda hellitavalt võib vanadeks kändudeks ka kutsuda, ei solvu, meid on igasuguste nimetustega elu jooksul juba nimetatud. Kas meie ei peaks mitte esitama kahjutasu nõude? No näiteks riigile või mõnele teisele riigile või õigusjärglasele või kui eestlane või muul viisil. Meile eksamiperioodil ei öelnud mitte keegi, et depressioon on olemas, me jäime sellest ilma. Jah, vaata, meile on üritatud depressioone tekitada siin juba 7 aastakümmet, eks ole, ja me lihtsalt oleme selle vastu immuunsed. Muidu me peaksime hakkama esitama kahjutasusid Andrus Ansipile ja Karl Vainole ja Brežnevile. Mina esitaksin ka Hruštšovile, sellepärast, et tema tekitas rahareformi 61-sel, mille käigus mina sain pügada, mul läks terve pooleliitrine purgitäis münte aia taha. Neid ei vahetatud. Ja kõigile kahjunõue.
see on ju kui tolleaegses kõnepruugis öelda, kas su tastvennaje vreditelstvo või mis. Ja seda küll, aga vaata, mis puudutab kahjutasu. Sa ütlesid väga ilusti, et me oleme nagu kännud keset metsa, sest vaat kui metsas kasvab kaasekene, eks ole, tormituul painutab teda, ta peab kannatama talve külma ja suve palavust ja põuda ja vihma, mida iganes kõike vaene kaasekene kasteik ellu jääb. Vaata, kuidas känd keset metsas seisab. Temal pole häda ei kedagist. Stoiliselt. Jah. Üks huvitav mõttekäik tuli öisel aal kamraadilt. Tema tegi ettepaneku, et vaata, millalgi ilmselt sügisel tulevad valimised või hääletamised valitud kandidaatide poolt, kaasa arvatud elektrooniliselt, et kui sa ise ei tea, siis lükatakse sulle 220 ja kohe tead. Need elektroonilised, kus juures need toimuvad samamoodi nagu paavsti valimine, sest kui kardinalid hääletavad ühe või teise paavsti poolt, siis valimissedelid põletatakse kohe, et mitte keegi hiljem ei teaks, kes kelle poolt hääletab. Elektroonsete häältega on samamoodi kõva kettad, kus on elektroonsed hääled peal, lastakse kohe puuriga läbi. Ai. Ja kui puuriga läbi lastud, nad ei ole taastatud. Inimvõimetel ei ole piiri. Aga kusjuures ma täitsa ei välista isegi seda, et meile näidatakse telekas mingisuguseid kõvakettaid, mis puuritakse läbi, aga õiged on hoopiski teises sahtlis. Jah, ega Copperfieldi nimi ei ole sul tuttav. Nii kõva mees ei peagi olema, tema kaotaks ju, jummal hoia, tema kaotaks konklaavi hoone ära, paneks sinna teise, laseks tossu nagu tahab ja rahvas imestaks ja austaks. Tead, mul oli õnne käia Copperfieldi etindusel ja näha seda ja Copperfield siis, kui ta esines, ta oli suurepärane artist, aga tema trikid asi on selles, et mul on väga hea sõber mustkunstnik, kes ma olen seal näitanud ühte, teist ja kolmandat, ma natuke tean. Erich Udras. Loomulikult ja Copperfieldi trikid on täpselt see sama tikutopsid ja sinu nähes ära kaotamine. Tikutops ronib kas siia või sinna, eks ole. Ja David Copperfield teeb täpselt sama ainult raudteevaguniga. Jah. Ja muide, kas ma olen rääkinud, millised olid kõige tunnustavamad sõnad Erich Udrasele. Tema ise sellest ei rääkinud, aga üks tegelane, kes istus tema etenduse ajal saalis, kirjeldas. Herr Udras oli vist see kõietrikk, kus tõmba nüüd siit poolt ja tõmba sealt poolt ja ei jõua käest lahti tõmmata ja üks Lõuna-Eesti mutt küll tema jookseb ja tõmbab ja lööb laval nii kaasa, et Udrasel oli kahju teda lavalt ära lasta ja tegi jälle mutile triki ja siis mutt ütles ajaloolise kordumatu lause. Kuradi masuurikas! Ausalt öeldes need mõned manööri trikid ma kodus tähendab, tegin nad ära ja kui see on see mehhanismine teada, eks ole, tekib mõte, kui see rahvas on ikka loll. Kas need trikis on ääretult lihtne? Ei ole midagi parata, aga vaata, siin on küsimus. Mina olen käinud koos Erich Udrasega esinemas, see on Haapsalu külje all üks niisugune asutus, kus on noored, kelle omapärase mõtlemisega noored, ma ei julge nende kohta midagi diagnostilist ega midagi, nad on ülinaiivsed, aga Herr Udras ei saanud esinetud, sest hoobilt nad ütlesid ära kõik trikid, kuidas see tehtud on. Nagu neetud nad nägid kõik läbi.
no näed sa. Ja siiski Udras on suur artist ja kui tõmmata paralleele mustkunstniku ja riigi vahel, siis kui Udrasega kohtuda, eks ole, siis mul on küll harjumus, et kohe käsi tasku, hoian rahakotist kinni, vaatan teise käega, hoian kella, eks ole, sellepärast, et rahakott ja kell, need kaovad kohe, eks ole, niimoodi, et see tähelepega ei pane, aga riigi ja mustkunstniku vahe on see, et mustkunstnik annab sulle need tagasi, ütleb, näed, oligi kadunud ja riik ei anna tagasi. Ole olnud! Ja, aga läheb samamoodi, et sa tähelepega ei pane. Jah, Erich Udras, midagi nii võimsat ei ole ma lähedalt näinud, aga tema esinemisi läbi aastakümnete aeg-ajalt ikka puutusime kokku. Panna lavale 10 meest seisma, suruda kõigil kätt ja kõigil on kellad läinud või umbes niimoodi, noh. See on ikka võimas küll, aga kuhu ma tahtsin kenasti jõuda? Ma tahtsin jõuda, et kamraad tegi ettepaneku. Ettepanek järgmine. Tehke valimisliit või valimiskamp, Nõmme raadio. No see pidi olema siis Herr Vassiljev, Herr Gräzin, kes meil siin veel on, Kertu tuleb ka ilmselt kampa. Ettepaneku tegija ütles, et ta oleks ikka kaabakas, kui ta ise oma nahka sellega turule ei tooks. Ja asja mõte, noh, kui seda natuke rappida, bluffima ei taha hakata, et ma tegelikult kandideerin ja ossa kurat, ma keeran Tartu Raekoja teistpidi seisma ja Jaani kiriku tõstan Toompeale selle Nevski katedraali asemele ja vastupidi ja nii edasi. Me ei hakka midagi olulist pakkuma. Eilses saates ma lugesin kommentaare ja kommenteerisin omakorda neid ja siis seal oli üks kommentaar, mis ütles, et aga miks te ei räägi Eesti eduloost viimase 30 aasta jooksul? Ja minu vastus sai olla, et aga sellest me ju räägime. Meil tuleb üks nurisünnitus teise otsa. Riigifirmad on nagu, no kui Tammsaare parafraseerida, siis põhjatu suur tõrs, kuhu mahub kogu rahva raha ja nii edasi. Me just seda kirjeldamegi, mida muidugi tõsiusklike koor mõistab hukka, et see ei ole nii. Aga mõte selline, et tõepoolest peaks paluma mõnel kamraadil teha, ei ole midagi parata, Nõmme raadio ei hakka siia ju tooma pappkasti, kuhu te saate pabersedeleid panna, me peame tegema, me oleme sunnitud tegema elektroonilise hääletuse ja võib-olla mõni kamraad teeb niisuguse süsteemi, et inimene saab valida, millisele kandidaadile ta meie hulgast hääled annab ja siis me saame võrrelda nendega, mis saadi ametlikult ja sinu juhtimisel või Igor Gräzini juhtimisel teoretiseerida, millise positsiooni me mõnes riiklikus udukogus oleksime saanud. Jah, no 30 aasta, Eesti viimase 30 aasta ajalugu näitab, et on korduvalt tekkinud mingi väike seltskond, mis on ilmunud valimistele just siis, kui nii-öelda peavooluparteid on harja kõigil punaseks ajanud ja siis väike seltskond saab protestihääled ja suure raginaga murrabki kuskile valitavasse kogusse. No paraku ta istub seal täpselt ühe valimise ajal ja siis kaob kuulsusetult isegi mitte ajalukku, vaid... No nad lähevad tülli kohe.
Ei, seda küll, aga tegelikult tavaliselt, tavaliselt sellistel seltskondadel ei ole ei selget programmi ega ideoloogilist alust, nad ongi puhtalt protestipartei nii-öelda. Aga mis puudutab Eesti edulugu, siis on aga seda edulugu ja tõepoolest me jutustamegi, kuid edulugu ei saa olla selline, nagu väidab peavoolumeedia, et me muudkui läheme tõusu teel helge tuleviku poole, niimoodi me kaomegi ükskord silmapiiri taha, eks ole. Ei, edulugu tähendabki seda, et me siin ujume lainetel, eks ole, ja sipleme kõvasti, et mitte ära uppuda, kord üles, kord alla. Kas sa ütlesid peavoolumeedia või peavalumeedia? Peavoolupartei või peavalupartei? Tead, saada peavoolu, ma ütlesin peavalupartei ja peavoolumeedia, no see on see nagu kõnekäänd, seda öeldakse üsna tihti, jah. Jah, peavoolumeedia, hambavoolumeedia, mida iganes, aga kui seda lugeda, siis ongi jah pidev edulugu, mis on juba läinud nii edukaks, et me oleksime pidanud juba ammu selle maalapi pealt üles kuskile startima, ma ei tea, Marsi poole. Muide, juba 3 aastat on Marsil hiinlaste kulgur, millest juttu ei tehta. Kui palju on sinna saadetud rakette, vidineid, jebineid, et nad ka maandaksid mõne mitte Hiina kulguri. Hiinlastel tuli see esimese katsega ju välja. Ja teine võigas mõte on, et miks me peaksime panema, kui me teeme valimisliidu, miks me peaksime panema talle nimeks Nõmme raadio, kui me võiksime panna talle nimeks Migreen. Migreen. Arusaamatu nähtus, ei ole tal põhjust, on ainult tagajärg. Ja see küll, aga migreen kui peavalu, see ei teki mitte raskest elust ja sundmõtetest ja sulle valetamisest. Ei, migreen, see on puhtalt seotud veresoonte ja ajukesta tegevusega, nii et funktsiooniga, nii et see ei ole seotud kõrgema närvitalitusega, ei ole mitte see peavalu. Seega siis, kui sul see Cortexi värd siin töötab, siis võib tekkida ka peavalu. Parem on, kui see ei tööta, kui ta on ilus. Sile on kõige parem, jah. Ja siis ei ole. Ei ole. Kuidas saaks ajukoone siletaks? Siis ei ole, ilma pea hajuta, vähemalt konn, eks ole, elab ka lausa mõned mingid meduusid on ju 1000 aastaid elanud ilma hajuta, asi see siis inimesed. No ta on juba harjunud ilma hajuta. Aga konnal võetakse pool pead maha koos ajuga ja ta pärast seda siputab, eks ole, kana ilma peata võib üle kuuri katuse lennata. Võib rekordi, ajudega kana muuseas mitte kunagi üle kuuri katuse ei lenda. No ta ei tea, et on võimalik, talle teised kanad on öelnud, et sinna sa ei saa ja tema usub seda. Ja, aga mis puudutab elektroonseid hääletamist, siis rahvas, teil on võimalus, pange aga meile like, vaatame, eks rohkem saab. Ja, ongi elektroonne hääletamine. See on üks asi, aga teine asi, vaata, kui sa ikka tegeled kandideerimise või pseudokandideerimise või ametlike valimiste taustal mingi oma asja ajamisega, siis selles peab olema teatraalne ja samas didaktiline point. No seda küll, vaata kandideerimine, ta on üldse siuke peenik värk, selleks peab olema raha, peavad olema nõustajad, peab olema piisavalt nahaalsust, peab olema mingeid oskusi ja see on meeskonna töö, sest üksik kandidaat ei saavuta mitte iialgi mitte midagi. Nii et peenike värk see kandideerimine, aga no mina tean ja ma olen kuskil minu meelest 95. aastast kandideerinud sellepärast, et kuidas ma poliitikasse sattusin, see on see teine lugu, eks ole, kurb ja ammune, aga kuna ma sinna sattusin, no eks ma siis ka tegutsesin nii nagu peab. Ma ei ole mitte iialgi kuskil pürginud, pürgimine ei ole minu puhul õige sõna. Mul ei olnud suurt vahet, kas ma satun kuskile või ei satu olema Riigikogus või ei ole, aga ma olen seda mängu kaasa teinud viisakuse võimete piires, kas või sellegi pärast, et ära testida oma enese võimed ja
lõppude lõpuks, kui tehakse kuskil mingit saadet, saatejuhte huvitab, mis on saate reiting. Ja kuna mina olen oma elus teinud paraja teatri, mind ka huvitab, kas publik ikka aplodeerib või ei aplodeeri. Jah, siin muidugi praegu komab läbi oht, et kui me selle showvärgi ette võtame, puht egoistlikust soovist määratleda oma taset riigi taustal, kas me ei saa siis süüdistust proffide kaasamises sina, Igor? See on keelatud annetus. Vaimne annetus. Vat ma ei tea, kas vaimne annetus on keelatud sellepärast, et kuidas tuli Eesti riigi järelevalve komisjon, et see üritab praegu igasugust mingisugust parteilise inimese, mitte parteilise struktuuri mingisugustki kokkupuudet alati tirida selleni, et sellest saaks keelatud annetus, mida võiks tagasi nõuda. Kas see sinu nimetatud Eesti riigi komisjon, kas nad saavad palka ka? Tükitöö järgi. Ei, tükitöö järgi. Mingil määral küll sellepärast, et kõigepealt nad on Riigikogu liikmed ehk rahvasaadikud saavad oma nii-öelda igakuiste hüvitist, toetuspalka, mina ei tea, kuidas seda praegu nimetatakse, aga komisjoni töös osalemise eest nad saavad samuti mingisugust, mitte väga suurt, aga saavad raha. Kuid on olemas ka selline kord, et kui sa ei ole, ma ei tea, 2 korda järjest vist osalenud, et siis jääd sellest rahast ilma. Nii et ja põhimõtteliselt saavad tükitasu. Nõukogude kõnepruugis on siis nende tegevus paljastada ja näidata. Jah. Seda küll nõukogude kõnepruugis ja nõukogude realiteedis olid ka komisjonid, mille ülesanne oli paljastada ja näidata. Inimesed, kes seal komisjonis osalesid, nemad said riigipalka, aga said kindlasti ka mingeid soodustusi ja nendel oli ka õigus käia selles poes, kus ei olnud teps mitte tühjad riiulid. Jah, niimoodi tema oli. Muidugi siin on veel see korruptsioonikomisjon kuskil või... Korruptsiooni, on olemas ka korruptsiooni vastase võitlemise komisjon, kuidas tema nimi oli. No eks siis otsib igalt poolt korruptsiooni ja korruptsioon on niivõrd huvitav nähtus. Ta on sama hea, kui otsida Eesti pinnalt midagi rohelist, kuhu sa ka ei vaataks, alati igalt poolt leiad. Kus sa ka ei otsiks korruptsiooni, ikka sa leiad. Eesti on õnnetu riik selles mõttes, et on väike, eks ole, ja mehed on samas külas sündinud, samas koolis käid, samas meeskonnas jalkat mänginud, ülikoolis samas korporatsioonis on. No sa ei leia niimoodi, et oleks riigiametnik ja ärimees ja neil ei oleks võimalik leida mingit omavahelist seost. Lõppude lõpuks nad on mõlemad eestlased, järelikult korruptant. Süüdi, jah. Ja. Ei no siin ma kunagi tõin ju näite, et väga tore inimene Rein Oja lavastas ühte tükki ja palus peaosasse oma venna Tõnu Oja, väga hea näitleja, muide väga nõudlik enda vastu, et no aga ta ei oleks tohtinud seda teha, ta oleks pidanud paluma peaosasse kellegi, ma ei halvusta ühtegi teatrit, no näiteks Rakvere teatrist ja parem kui mitte eriti tuntud, sellepärast et ma usun, et need teatrite ladvikud omavahel suhtlevad ja see on juba kahtlane. Tead, korruptsiooni vastase võitluse, kangelasliku ja lõpmatu võitluse üks hetki oli see, kus üritati otsustada, et arst ei tohi ravida oma lähisugulaste, oma abikaasat, oma lapsi, oma venda, oma õde, oma tädi, poega ei tohi, sest see on korruptsioon. Ja seda arutati
arutati päris tõsiselt ja ma ei tea, kuhu see arutelu jõudis, nagu sumbus ära, aga mul on kuri kahtlus, et ta on kuskil sahtli põhjas ikka veel olemas, et seal tekib väga mitmesuguseid kõrvalnähte, et kui arst hakkab ravima oma venda, kas selle eest võib haigekassa maksta või ei või maksta, kas haigekassa või tervisekassa tänapäeval, kas see on ka siis segatud korruptsiooni ahelasse, on samuti korruptsioonis süüdi ja üldiselt see lugu kippus minema väga karvaseks ja laialdaseks. Ma hea meelega paljastaksin siin nüüd ühe asja, mis võiks olla sinu kirjeldatu pilootprojekt. Aastakümnete eest, see võis olla 70ndate lõpus või umbes niimoodi, oli teatriühingu konverents, kus valiti juhatusi ja igasuguseid asju ja olid esitatud juhatusse teatavad nimed ja siis läks kõnepulti ei keegi muu kui Erik Lass ja ütles, et vaadake seltsimehed, mul on siin nüüd käes kandidaatide nimekiri ja ma loen, et kandideerivad nii Kuusk kui Krumm, aga nad mõlemad on ju tenorid. Ja läkski lahti arutelu, kas ikka niimoodi võib või on see juba basside represseerimine või? Jah, no seda ma räägin, korruptsiooni leiab absoluutselt igal pool. Vaat see viimane süüdistus Jelena Glebova, eks ole, et tema selle Tondiraba jäähalli direktorina või juhatajana sõlmis lepingu, nagu igal pool kirjutatakse, MTÜ-ga ja andis soodustusi MTÜ-le, et MTÜ sai mingisuguseid treeninguaegu seal jääareenil. Mitte keegi ei kirjuta, et MTÜ, see oli Eesti Uisuliit, mille juhatuses muidugi oli ka Glebova ise. Nii et viga, mis ta tegi, et kui need otsused tehti, oleks pidanud ka kirjutama kuskile, et mina taandan ennast selle otsuse tegemise protsessis. No, mina lähen ja poonend üles. Ma lihtsalt istun, eks ole, et jah, teie otsust, et ma noogutan, aga ühtegi seda ei ütle. Vaata, siin on see nüanss, et Eesti Uisuliit peaks olema ju teatud omadustelt võrdne riigi ametiga. Ei, ta on liit, ta ei ta ole on liit, aga ta hõlmab kõike. Ta on terviklik katusorganisatsioon, välja arvatud mõned kaabakad, kes treenivad iseseisvalt või... Jah, organisatsiooni vahel on vähe, sellepärast, et ka taskuvargad on mingil määral organiseeritud, on see siis nüüd organisatsioon ja kas peab selle kuskil riigi ametis registreerima. Kirik on organisatsioon, aga ei saa isegi Moskva patriarhaadi õigeusu kirikut, nüüd uue nimega Eesti Kristlik Õigeusu Kirik, ei saa ka neid võtta nii nagu mingisugust riigi ametit või aktsiaseltsi, see on midagi hoopis muud. Ta on ikkagi üsna siuke vedelstruktuur, ta ei ole nagu telliskivi, mis on niimoodi maa peal, ta on vedel. Ta on vedel ja see vedel, ärme nüüd hakkame selle kallal ka, sellepärast, et ei, ärme hakka vedele paksalt nüüd vahet tegema. Aga vaata, mis puudutab arsti ja patsiendi korruptiivset suhet, kui patsient on vend, eks ole, siis tekibki küsimus, kas tervisekassa võib selle patsiendi eest maksta arstile või ei või, see on korruptsioon, aga sellisel juhul, kas arst võib tasuta ravida oma venda, aga see oleks talle lubamatu soodustuse tegema ja see vend peaks siis riigile mingi sunniraha maksma või saab arst võtta oma venna käest altkäemaksu ja jummal, siit tekib suur probleem. Kui vend maksab vennale altkäemaksu, on see altkäemaks või kingitus. No riigi seisukohalt muidugi, olgu ta altkäemaks, kingitus, röövimine, taskuvargus, mida iganes, aga tulu pealt tuleb ära maksta tulumaks, siis on asi kombes. Jah, amikus meus, aga võtame nüüd keerame titel selle teise otsa.
aga kui see vend sureb, kas siis arst saaks karistatud? ei saa, sellepärast kui patsient sureb, no see on nagu loomulik kadu. Kui ei ole otseselt tahtlikku arsti viga tuvastatud. No kui arst saab riigilt korralduse mitte laskuda korruptiivsetesse suhetesse ja mitte ravida. Jaa, muidugi, vend on haige, eks ole, aga arst ravida ei tohi. Aga miks ta peab ära surema, ta läheb teise viletsama arsti juurde. Ja sureb seal ja siis on kõik õkkimikki korras, kui ta seal sureb. Nii ongi, aga nii tehakse haiglate statistikat, et ikkagi patsient, kelle puhul spetsialistid, nad on haritud inimesed, nad näevad, et ega ta rohkem kui paar päeva ei ole, siis kirjutatakse välja paranemisega ja sureb kodus. Haigla statistikasse ei lähe. No ja statistika, kes ütles, et statistika on nagu voorimees, kuhu käsid sinna läheb? Ja selle küll, aga juhtub ka häpardusi, mina mäletan jällegi sügavast nõuka ajast, see oli mingisugune Ida-Virumaal väike haigla praegu, siis oli väikseid haiglaid ja seal oligi üks ainuke mutik sees, eks ole, terve aasta viimase kvartali vältel 3 kuud oli sees ja enne jõule kuskil suresi ära ja siis tuligi välja, et aasta 4. kvartali suremus oli 100%. Igavene paks pahandus oli sellega. Ossa kurradi, aga võib ju juhtuda ja vaata, siin on jälle Nõukogude armees vaidlesin mina Zampoliidiga, see on väeosa komandöri asetäitja poliitalal just teemal, et üks asi on protsent, teine asi on absoluutarv. Protsent võib teatud tingimustes langeda, aga absoluutarv, mille all sai peetud silmas lahingus hukkunuid, võib kasvada. Et mis siis nüüd teha? Kas lähtuda ikka protsendist, kak položena, või tunnistada, et tapetakse rohkem kui varem? Jah, no protsentidega on isegi kergem opereerida, tähendab absoluutarvud, nad ongi absoluutarvud, absoluutarvud on ka raskem valetada suuremaks või väiksemaks, aga protsente seda kirjuta, kuidas tahad ja mulle eriti meeldib see komme, kuidas igal pool räägitakse 105%, 120%, tõstetakse neid mingisuguseid tolle, siin 145%, protsente on ju ainult 100. Siukest asja nagu 101% ei saa olla. No jah, aga seda on vaja, et tekitada segadust, et inimesed näeksid suuremaid arvusid enne seda protsendimärki. Jah. Nii ta on, aga eks ta ole propaganda jällegi ja selleks kõlbuvad absoluutselt kõik vahendid, kaasa arvatud muusika, eks ole, mis saadete vahel ja alguses lõppu mängitakse ja muusika, ta loob ju teatud emotsiooni, kõik sõltub sellest, on minoorne või masoorne, seda on kasutatud igavest ajast igavesti juba siis, kui Jeeriku pasunit puhuti, mille peale Jeeriku linna müürid kokku langesid. Jah, kes seda teab, mis see pasun oma olemuselt tegelikult oli, aga niisugune jutt on. No see oli jutt muidugi, et tegelikult puhuti pasunat ja siis ühed väesõdurid läksid teiste väesõdurite vastu, ronisid müüri otsa, pärast müürid lammutati maha ja siis tekkis ka legend, et pasuna puhumisest müürid lagunest. Vaata, kunagi ma sain ühe salvestuse, kus mängis suupilliorkester. Tõsi, seal oli vist ka kontrabass kuskil taustal mängus, aga see kõlas kokku nagu hiiglaslik häälest ära lõõtsmoonikas. Ja ma hakkasin mõtlema, et kui, ma ei tea, Bütsantsis või kus neid sõjaväeorkestreid lahingutes kasutama hakati, kui ikka paljukest neid seal oli, tead, need 100 000, see on kõik üks propagandistlik mula, ei olnud, neil poleks olnud süüa, juua, mõõkasid, midagi poleks olnud. Isegi Napoleonil oma 300 000-ga
liikumine Prantsusmaalt või kus kohalt Moskva kanti. Absurd, see füüsikaseadused ei luba, aga ma mõtlesin, et vaenlases võis see Bütsantsi orkester lõputut õudu tekitada, sest see kurat ju ei häälestunud. Jah, muidugi tegelikult sõjamuusikat ja mitmesuguseid helisid on kasutatud tükk aega enne Bütsantsi ja juba Koopa elanik, kui ta nui käes jooksis teise Koopa peremehe suunas, et ta raisk maha lüüa ja tema lihakäntsakas ja mõlemad naised endale võtta. Ka siis ta juba karjus midagi rütmilist, aga sõnadeks olid tolleaegsed roppused, mida ilmselt siiamaani kasutame. Aga mis puudutab tähendab rütmilist muusikat, iga armeen on seda alati kasutanud ja ka tänapäeval propagandas leiab muusika kogu aeg kasutamist. Absoluutselt. Ikka mobiliseerib muusika, tähendab rütmis 120 lööki minutis, eks ole, täpselt 2 korda kõrgem kiirem kui sinu südamelöögid. See paneb kuskile liikuma. Ja 120 juba mõjutab küll, aga samas sa meenutasid mulle neid. Vaata, juba 90-ndatest alates on loodud igasuguseid niisugusi poliitiliseks pretendeerivaid kooslusi, kes teevad ühisürituse, kus on, ma ei tea, 100 inimest koos ja vahepeal oli periood, kus reeglina kogu see kakofoonide kamp üritas alguseks esitada Eesti hümni, mille eest mu meelest oleks tulnud kamp hoobilt vangi panna. Ei, seda ikka niimoodi ei tehta, kui tahad, et lauldaks Eesti hümni, siis publiku esireas peavad olema inimesed, kes hümni oskavad. Kas nad viisi peavad, Eesti hümni pool ei ole see niivõrd tähtis ega... Miks sa ütled Eesti hümni puhul? Ei, ma just tahtsingi jõuda selleni, et Paatsius ei hakka hauas teist külge pöörama. Aga nad peavad sõnu teadma. Nii et kui keegi esireast teab sõnu, eks ole, aga heli levib ju väikse nagu viivitusega, siis tagareas võetakse see asi ülesse ja siis kõlabki. Tähendab, massi laulmist peab organiseerima, see ei tohi toimuda teps mitte stiihiliselt. Aga muusika on väga huvitav asi, et ma kunagi käisin Filipiinidel ühel arstide kongressil, väga kõrgel tasemel võeti vastu ja õhtusöök oli väga pidulikus kohas üle maailma, silmapaistev arstide seltskond koos ja tiriti kohale Filipiini noorte viiuldajate orkester, 150 noort viiuldajat, kõik ühtemoodi riides, mingid lipud ja värgid olid Filipiinidel, on üldse see riigi sümboolika väga tähtis, lehvitati lippu, eks ole, ja siis viiuldajad austusest kogu maailma pealt kokku tulnud arstide vastu hakkasid mängima Mozartit, midagi õudsemat ma ei ole kuulnud, sellepärast et nendel on pentatoonika ja veerandtoonid, nii et sellist kakofooniat mina enne kuulnud ei ole, aga nad mängisid hoolega ja armastuse ja suure austusega meie vastu. Ütleme pigem püüdlikkusega Mozart a la Filipino. Ja, Filipino Mozart. Allah. Filipino ja nemad kutsuvad ennast Filipino, eks ole, ja Filipiini keeles tere on mabuhay. Et buhait. Mabuhaid. Ja, ikka juhtu. Jäi hästi meelde. Aga hakkame nüüd meie tänast taadidiraadumit kokku võtma. 2 taadidiraadumit. No see ongi taadidiraadum, taadidiraadum. Iga mees seda välja ei ütle esimese korraga. Ei, see on nagu vanapagala, vanaradaga, vanapada. Jälle ilusti öeldud. Aga hakkame kokku võtma. Seda mõtet, et teeme pseudovalimisliidu, seda ma üritan... Seda pole Eestis veel kordagi tehtud, et keegi kuulutaks välja pseudovalimisliidu. Et ta ütleks ausalt, et me oleme lihtsalt sitakeerajad. Jah. Sellega võib ajalukku minna. Muidugi. Aga ma üritan seda ettevaatlikult ette sööta Herr Gräzinile. Tema võtab edu. Kertuga tuleks rääkida.
ja iseendaga ma juba olen segaduses. Pole häda midagi. Nii et. Ära see nüüd endale altkäemaksu anna. Sa pead selle pealt tulumaksu ära maksma, nii et ära anna. Kui ma võtan rahakotist raha ja panen pükste tagumisse taskusse, kas see on juba korruptiivne tegevus? Kui sa ütled selle juures, et Margus, ma annan Margusele altkäemaksu ja võtad selle vastu, sa pead tulumaksu maksma. Ma panen selle kõrvale ja korras. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Sinuga on püha sõda ikka tükk maad rõõmsam ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.